Rinnaoperatsiooni kasuks otsustasin sellepärast, et peale laste sündi on rind muutunud praktiliselt olematuks. Sellele ma olen päris pikalt mõelnud, kuna tõesti kui peale esimese lapse sünnitamist ja imetamist rind jäi küll väiksemaks, aga midagi alles ikka oli. Võib-olla oli selline väiksem, aga peale teise lapse sündi siis põhimõtteliselt jäi olematuks ja olen seda mõtet ikkagist peas väga pikalt kandnud ja otsustasingi, et tuleb midagi ette võtta ja hakata muutma. Ja otsus on mul peas küpsenud päris pikalt ja on puhtalt minu oma ja teen ma seda ainult iseenda heaolu jaoks. Mingil määral on enesehinnang ikkagist langenud, sest et naisel peavad ikkagist teatud kohtades need kumerused olema ja kui sul on rinnahoidja peal, aga seal sees midagi ei ole, see ikkagist sina ise isiklikult tead seda, kuigi teised võib-olla ei pruugi seda tähele panna, aga just see, et sina tead ja see häiribki. Peamine eesmärk on see, et tulemus oleks hästi loomulik, kehaga proportsioonides ja kuna hetkel on rinna suuruseks -3 aadeki, siis see tulemus võiks olla selline ilus täidlane B või väiksem C-korv. Minu rinnaoperatsioonist on praegu möödunud juba 3 kuud ja ma olen täiesti taastunud ja tunnen ennast suurepäraselt. Rinna suurendamise operatsioon koos selle protsessiga kulges hästi sujuvalt. Olin tundnud ennast turvaliselt ja medemise keskkond oli hästi sõbralik. Sellise operatsiooni puhul on turvalisus väga oluline. Ma tundsin, et seda tööd teevad oma ala spetsialistid ja medemis hoolitse selle eest, et mul oleks kõik vajalik olemas. Soovisin ilusat ja naiselikku rinda ja seda koos medemisega olemegi saavutanud. Nüüd pärast rinnaoperatsiooni ma olen täheldanud, et peeglist möödudes ma jään natukeseks ajaks sinna seisma ja imetlen oma naiselikke kumerusi. Ma julgustan neid naisi, kellel on väike rind ja kes kaalub rinna suurendamisoperatsiooni seda sammu ette võtta, sest see on seda väärt. See tõstab kordades enesehinnangud ja endaga rahulolu. Igastahes ma olen oma otsusega rahul ja tulemuse üle väga õnnelik.